Esimese asjana, veel enne, kui sa oled oma üürikuulutuse üles pannud, tasuks hoolikalt läbi mõelda, millist üürnikku sa oma kinnisvarale otsid. Tulenevalt sellest, kus sinu kinnisvaraobjekt asub, võib väga oluliselt erineda ka see, milline on see potentsiaalne inimene, kes sinna elama tuleb. On need noored inimesed, kellele see korter on mõeldud, või otsid sa pigem stabiilset perekonda, kas koduloomad on lubatud või ei ole. See kõik on väga määrava tähtsusega ka selles osas, kui see kuulutus üles panna, kuidas koostada tekst, mis siis seda potentsiaalset üürnikku kõnetama peaks. Sina kui tulevane professionaalne üürileandja peaksid kindlasti lähtuma ikkagi isiklikust seisukohast ja võimalikest tagajärgedest ja rahalisest kasust või kahjust. Peatuma korraks koduloomadel. Koduloomad ei ole tingimata halvad, kuid nendega kaasnevad alati teatud riskid. Näiteks võivad nad kehva hooldamise puhul lõhkuda mööbli, närida diivani katki, kraapida seina või tapeedi puruks. Kui korteri üürnik, kes soovib sinu juurde elama tulla, on koduloomaga ja on valmis ka rohkem maksma, tasub kindlasti plussid ja miinused läbi kaaluda, kas võimalik kahju, mida see koduloom tekitada võib, korvab ära selle täiendava rahasumma, mida üürnik on nõus maksma.